Jahiseaduse kohaselt on hunt suur uluk ning vastavalt jahi eeskirjale võib hundile pidada peibutus või varitsus või hiilimis või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. novembrist jahiaasta lõpuni. Kas on juba jõutud küttida ka midagi? Jaa, on juba kütitud 16 hunti. Mitmed on selle eriloa alusel, aga esimesed load on ka juba selle viimase välja antud hundilimiidi käskirjast. Hundi küttimislimiidid jagatakse piirkonniti ka erinevalt. Limiidid ohjamisalade järgi jaotatakse ikkagi selliselt, kus on olemas karjad, kus on arvukust vaja reguleerida ja nii ka lube antakse, et selle hooaja algusel jaotatud limiidid on enam-vähem igasse ohjamispiirkonda on antud mingi osa lube, nii et selles mõttes, et jaht võiks alata ja arvukust saaks reguleerida. Ka Soomaa hundimuret peaks saama leevendust, sest anti välja ka eriload Soomaal hunti küttida. Need anti eraldi kahjustuskolletesse load ja see esimene käskiri oli siis 18 eriluba ja Soomaa rahvusparki just nende veiste kahjude tagajärgede likvideerimiseks on antud 6 hundiluba ja nendest 5 on tänases hetkeks realiseeritud. No kuidas Eesti metsades üleüldse hundi seisukord on, et on neid piisavalt ja on neid palju? Paraku see hundi populatsioon, mida meil on õnnestunud või lubatud küttida, et see on piisavalt tugev, et praegu hundi populatsioon on samamoodi suhteliselt kõrgel tasemel, kuigi ta on selle ohjamiskava piires 20-30 pesakonna vahel, siis lihtsalt hetkel on olukord selline, kus sõraliste ehk toidubaasi arvukus on minimaalne ja see tähendaks ka seda, et kiskjate arvukus tuleks viia minimaalarvukuseni. Viimastel aastatel on halduskohus rahuldanud ka MTÜ Eesti Suurkiskjad taotluse peatada hundijaht. Palju see nii-öelda populatsiooni see arvukus käest ära läheb juhul, kui nüüd see jaht peatatakse? Ilmselt väga ei karda sellega, et kui hundijaht peatatakse, et see populatsioon käest ära läheb. Küll aga teeb väga muret see, et selle aasta karujahi korraldus, et kuna see mitmeid kordi anti kohtusse ja peatati ja 110 karu asemel me saime küttida ainult 28 karu, et ei taha ka unenäos mõelda sellele, et mis saab karu arvukusest järgmine aasta.